Konflikti või siis sõja teisest poolest, alustajast poolest Venemaast õige pea hakkame rääkima sissejuhatuseks, enne kui Raivo Vare võtab siin stuudios istet. Vaatame ära Vladimir Putini ühe kohtumise, kus ta siis neil päevil kohtus Venemaa ärieliidiga ja tema mõtted olid seal üsna positiivsed. В целом ситуация стабильная, устойчивая. Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году. И она составляет порядка 10 миллионов человек. Это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растет заработная плата. В мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень. Ну, я так понимаю, что это номинал, да? Это в номинале. 69,2 тысячи рублей в месяц. Вот эти два фактора, сохранение заработной платы и рост, то есть сохранение занятости и рост заработных плат, указывает на то, что российская промышленность набирает обороты, набирает ход, получает заказы. Venemaa tööstus niisiis võtab hoogu, saab tellimusi. Raivo Vare, tere õhtust. Kas see on näitemäng ja kui see on näitemäng, siis kelle jaoks? Muidugi on see näitemäng osaliselt ja osaliselt ta usub seda, mida ta räägib, sest ta elab infomullis. Ja see on see, mida ette kantakse. Formaalselt statistika Vene majanduse kohta on pööranud positiivsemaks. Huvitaval kombel on selle aasta prognoos, kui möödunud aasta kukkus Vene majandus 2,1%, siis sel aastal prognoositakse, et ta võib kasvada kuni 2%. IMF-i ametlik prognoos viimane on 1,5% ja see vahemik on 0,7 kuni 2%. Aga nüüd aidake siis ridade vahelt lugeda, et kus see tõus tegelikult tuleb? Aga ta tuleb väga lihtsatest asjadest. Ma hakkasingi statistikast sellepärast pihta, et statistika kajastab neid asju formaalselt. Tohutu tellimuste kasv sõjatööstuses. Tohutu. 3 vahetuses 40% kvartalis kasvab sõjatööstus maht. Inimesed töötavad, saavad palka makstakse rublades, mida trükitakse lõpmatult ja seejuures väga paljude regioonide jaoks on nad ka põhitoiduse pakkujad sisuliselt. Nii et see pilt on tegelikult ju ongi roosilisem tundub esmapilgul. Tuletame meelde Venemaa suletuid linnasid, suuri tööstuslinnasid, mis tegelevad ainult sõjatööstusega. Ja, jumala õige selles mõttes, et tegelikult suurem osa Vene regioonidest on ju dotatsioonilist olnud ja nad on olnud väga paljust juba nõukogude pärandina sõjatööstusega seotud ja olid virelesid, ütleme niimoodi, suures osas. Ja sisulist ju just nafta ja gaasitootjad regioonid olid ainsad, kes siis nagu tuluga majandasid. Aga nüüd pilt on muutunud ja see on tekitanud teatud entusiasmipuhangu. Teine näide, näiteks kui jaekaubandus on kukkunud sel poolaastal 10%, mis ei ole üldse vähem muuses jaekaubanduse puhul, siis samal ajal on ehitus ja elamuehitus on kukkunud, siis ehitusmahud iseenesest, ehitussektori mahud on kasvanud 7,8%. Et seda betooni ei valata mitte majadesse, vaid seda valataksegi rindele kaitse taristusse. Ja, aga need on ju tohutud mahud, mis praegu ehitatakse kaitserajatisi ja tohutu hinna eest ka, mis kõik ju läheb hinnas arvestusse statistiliselt. Nii et tegelikult pilt ongi selline nagu Putinile tekkinud, et pilt on ilusam, kui ta võib-olla me ette kujutasime. Ja siis tekib kohe küsimus, et no miks siis nii, kus siis sanktsioonide mõju on? Kas see sanktsioonide mõju juures väga palju on räägitud sellest, et sanktsioonid, kui nad hakkavad mõjutama Vene oligarhi ja suurtööstureid, siis neil on motivatsioon Putin võimult kõrvaldada, seda lõpetada ja siis rahumeelse Venemaaga edasi minna. Aga nüüd see näide pigem ju kõlab sedamoodi, et neil ei ole sellist motivatsiooni, sest et need, kes on haaratud näiteks ehitussektorisse, nendel ju praegu raha tuleb. Täpselt nii ongi. Ja vähe sellest Venemaal siseselt veel arvestades seda, et on läbi lõigatud siiski sanktsioonide tõttu mingis osas välismaal asuvate varadega toimuvad võimalused. No ükskõik mida teha, mis iganes tehinguid teha, arendada ja nii edasi, siis nüüd on läinud lahti ka sõda ümberjagamise eest siseriiklikult. Ja muuseas väga mitmed toimetamised, mis on praegu viimasel ajal tõmmanud ka tähelepanu, millele nüüd rääkides sanktsioonidest lääs ei ole üldse kohe reageerinud, aga oleks väga võimalik reageerida uute sanktsioonidega, ka tugevate ja viivitamatute sanktsioonidega suvepuhkuste ajal keegi ei tegele sellega, siis see tegelikult on näitena on see sama Danone või Carlsbergi Baltika. 3% Vene turust kumbagil vastavates valdkondades toiduainete tööstus kiire cash ja lihtsalt võeti käest ära ja see Danone anti veel Kadõrovile nii-öelda Zbarskava plitša, nagu venelased ütlevad, või Sarskava plitša antud juhul, et kindlustada lojaalsust. Nii et tegelikult
jagatakse ümber, käib see buldogide võitlus, tugevamad, kes on Kremlile lähemal, võtavadki varasid ära ja nad on ikka rahul, sest nad saavad ju ikka seda, mis neil vaja on. Natuke ebameeldivusi on mõningate laevukestega kuskil sadamates, nende suurte jahtidega, mis on suuremad kui äsja põhja lastud Vene sõjalaev, siis ütleme siis niimoodi, et see elatakse üle ja see on kurb tõde. Aga ega sellepärast ei saa nüüd halvustada. Sanktsioonide rakendamine on jätnud soovida ja me alles lugesime ka Eesti meedias sellest uurimusest, mis näitas, et miljardite dollarite eest ikkagi ringiga veetakse. No Venemaa kõhu alt tulevad need asjad sisse. Ja, aga samas ega pilt on ikkagi kurb selles mõttes, et ikka nii palju nagu vanasti ja nii vabalt nagu vanasti ei saa. Ja tuleb meelde Nõukogude aeg, kes on vanem inimene, nagu mina sealhulgas, siis see mäletab, et Nõukogude ajal oli ka niimoodi, et asju oli, aga väga raske oli kätte saada. Ja neid ei jätkunud, need olid põlve otsast tuli teha isegi sõjatööstuse jaoks, ammugi muid asju. No näiteks viimane näide, mis on väga iseloomulik, Vene valitsus kinnitas paralleelimporti. Paralleelimport on eufemism, mis tähendab tegelikult illegaalset sissevedu, läänekaupade sissevedu. Siis paralleelimpordi nimekirja kinnitas näiteks sellised elementaarsed asjad nagu fotoaparaadid, mingisugused vidinad, igasugused elementaarsed, mis meil on igapäevased, eks ole, sest neid enam ei saa. Samal ajal on võimalik jällegi, kui vaja, siis natukene osta, no näiteks IT nii-öelda kontrollimehhanismi kontrollimiseks, kuna Venemaa tahab ju eraldada Vene internetiruneti kogu maailma internetist lõplikult. See plaan on neil ammu juba ja nüüd nad tahavad seda sõjaga seoses ära teostada, siis selleks, et katsetada, kuidas see toimib Apple'iga, kus Apple'i puhul me teame, et on väga raske sisse murda. Väga kinnine süsteem. Ja väga kinnine süsteem, siis nemad ostsid ikkagi kuskilt viimase mudeli Apple'id. Nii palju, kui neil vaja oli, aga neid on muidugi mitte inimestel müügiks, need on katsetamiseks. Aga neid nad saavad. Kas need droonide põhjustatud plahvatused või droonide allatulistamise plahvatused, versioone on ju mitmeid, mis on Moskvas nüüd toimunud viimastel aegadel päevadel, kuidagigi mõjutavad moskvalaste, venelaste suhtumist sellest sõjasse? Mitte nii palju, kui me kujutaksime ette. Nii nagu paljudes muudes asjades me ei kujuta seda vene inimese mõttemaailma eriti hästi ette, ei saa sellest aru ja see on üks nendest näidetest. Nimelt siis, kui esimesed droonid lendasid Moskvasse, lendasid Moskva äärelinnadesse algus, kui te mäletate. Ja need lendasid muuhulgas mitte ainult luureobjektidele, seal Vene välisluureobjektidele lähedale, ütleme niimoodi, vaid lendasid ka Rubljovka poole. Rubljovka on kuulus selle poolest, et seal on Vene eliidi kõige uhkemad majad ja kõige olulisemad eliidi liikmed seal elavad. Siis see moskvalaste, rääkimata teiste Venemaa elanike reaktsioonist sellele, oli ju selline, jumal tänatud, võiks veelgi lennata. Olles, sotsiaalse õigluse nii-öelda poolel. Ja see, et näiteks mingeid riigikaitselisi objekte ründavad droonid, seda peetakse nagu loomulikuks. Kui sõda on, siis midagi teha ei ole, eks ole. Aga kuidagi kaotused, mis sõjatandril kantakse, need 250 000 sõdurit, kes on hukka saanud, kas see kuidagi jõuab kohale? Venemaa põhiversioon on nüüd selline, et on 2 versiooni. Kaitseministeerium on rääkinud poolest 100 000 suurusjärgus. Siis on tegelikult tsiteerides lääne mingeid eksperte ja avaldatud andmeid on räägitud, et mõlemalt poolt on saanud hukka, see tähendab ka Ukraina poolt 100 000. Ja siis nüüd on hakanud Venemaa nii-öelda info välja imbuma see 250 ja see on natukene üllatanud mõningaid inimesi, aga üldiselt mitte nii palju, kui me jällegi ette kujutaksime. Lääne ühiskonnas see oleks tohutu skandaal, tohutu probleem. Venemaal, midagi teha üle, sõda nõuab ohvreid ja isegi nüüd valmistatakse ju ette uut mobilisatsiooni. Üldmobilisatsioon, mis on, ja seda vanusepiiri ka tõsteti, eks? Vanusepiirid tõsteti, kõik tehnilised tingimus selle jaoks loodi, ka teavitamissüsteem viidi hästi mugavaks riigile, praktiliselt inimene ise vastutab. Vastutusastmed, praegu viimane seadus on veel vastu võtmata, kus pannakse miljonilised trahvid ja kuni 5-aastased vanglakaristus, kui sa sealt hoiad kõrvale ja nii edasi. Väljasõidud keelatakse inimestel, kellel on Paveska ja Paveska tähendab, et on lihtsalt kuskil pandud kirja, et sa oled saanud. See on sinu asi, kas sa said, aga läheb kirja, sa isegi ei tea, hakkad sõitma kuhugi ei saa. Sa ei saa autoga sõita, sa ei saa lube, sa ei saa kinnisvaratehinguid teha ja nii edasi, nii edasi. Kõik on ette valmistatud ja tõenäoliselt sügisel tuleb uus pärast üldist ühist valimispäeva 10. septembril tuleb, see seadus võetakse vastu ja tuleb uus mobilisatsioon, mis iganes sildi all teda nimetatakse ja neid inimese, kelle võiks allutada praeguste ettenähtavate reeglite järgi mobilisatsioonile kokku pidi Venemaal olema kuni 12 või rohkem isegi miljonit, kellest ütleme 1/10 satub võrku
ja neid on ikka väga palju. Nii et Venemaa tahab sõdida edasi ja Putin tahab sõdida edasi lootuses, et ta kurnab kõik välja nii Lääne kui Ukraina ja lootuses, et tulevad Ameerikas võimule jõud, kes teda abistavad nii-öelda sõja talle soodsalt lõpetamisel. Meil on paar minutit jäänud aega, see on tegelikult lai teema, aga see viljaleppe küsimus, mis jätkuvalt on õhus. Mis seis meil tegelikult sellega on? Kas siin Venemaa enam ei tule tagasi sellest viljaleppesse, kus ta lubas laevadel liikuda? Ei, ta juba ütles, et on valmis tulema tagasi, aga nõuab ikka veel, et tema tingimusi täidetaks. Ja tegelikult ju massiliselt paiskas rahvusvahelisele turule oma teravilja, paralleelselt sellega, mis ta ründas Ukraina infrastruktuuri ja teravilja. Aga ukrainlastel on probleem ja nüüd see kanal nüüd on väga oluline, kas see kanal hakkab tööle, mis on nüüd nende jõesadamate kaudu ja territoriaalvete kaudu, Rumeenia ja Bulgaaria territoriaalvete kaudu, mereveedu. Teiseks, kui palju lubatakse läbi lääne poole läbi vedu mööda maismaad ja kolmandaks, mida ikka ukrainlased ise suudavad teha, sest need rünnakud, mis praegu on olnud Vene sõjalaevastiku vastu ja sadamarajatiste vastu, need on ju tegelikult mitte midagi muud kui see, mida Ukraina teavitas väga selgelt ja ühemõtteliselt, et sellist mängu võib ju mängida ka kahel käel. Ehk siis vastukäigud, ehk siis blokeeritakse ka Vene kaubandust. Ehk siis sellisel juhul, kui venelased ei suuda seda kaitsta, mis tõenäoline on, et ei suuda kaitsta täielikult, see toob kaasa ka Venemaale tohutud tagasilöögid. Nende enda kaubandust, mida nad lootsid hoopiski tõsta ukrainlaste arvelt surudes neid maha ja hävitades nende taristat. Aga Mustmeri ja sealne siis kaubatee on Venemaa jaoks oluline? Väga oluline. Täna on praktiliselt 90% teraviljast liigub sealt kaudu ja laias laastus 80% meritsi veetavast naftast liigub kas Musta mere kaudu või Balti mere kaudu. Ja kõikidesse nendesse olulistesse riikidesse, eelkõige Indiasse, liigub just nimelt Musta mere kaudu see nafta ja teravili ja kõik muu, mida iganes. Nii et tegelikult Venemaal on see väga oluline. Nii et nad igal juhul midagi nüüd ette võtavad ja see oleks ka neile kasulik näidata, et ei, me ikka tuleme vastu, nüüd peate teie meile ka vastu tulema. See mäng käib edasi. Aitäh, Raivo Varen, nende selgituste ja selle info eest.